Tere tulemast, kallid kaksikud, siin on teie maikuu ülevaade. Seekord siis teistsugune, võtan kaarte 2 pakist, saate 2 erinevat sõnumit. Kuna me oleme praegu ajas, mis algas juba aprilli keskelt ja kestab kuni 10. maini, kus meile antakse hästi palju võimalusi asju muuta kiiresti, tulemuslikult, siis vaatame, millised on nii-öelda teiselt poolt või siis meie kaitsjate, inglite, kuidas iganes te nimetate, soovitused või sõnumid lisaks tavapärasele. Nii. Sõnum teile siis, kallid kaksikud, on seekord selline. Selle asemel, et kulutada oma energia mingisuguste suhete klaarimise või veelgi enam enda kehtestamise peale mingites mõttetus olukordades, kus seda ei ole vaja teha. Teinekord on targem vait olla ja edasi liikuda, kui sekkuda asjadesse, et just nagu ennast tõestada. See ei ole vajalik, sellega te rikute iseenda nii-öelda tervist, raiskate oma aega. Selle ajaga te saaksite palju enamat teha. Ka mõtted, mis selle peale kuluvad, pärast kodus või ükskõik, konfliktid raiskavad teie aega. Ärge sekkuge neisse, ärge üritage lahendada asju või tõestada ennast olukordades, kus see ei ole vajalik. Targem annab järele, peab siin paika. Teil on praegu võimalus midagi sootuks uut luua enda jaoks, kus te saaksite rahul olla. Ehk siis, kui te suudate konfliktidest eemal olla, siis te saate aru, kui palju ilusam elu tegelikult on. Õletuli on kõige parem väljend. Kiiresti lähete põlema ja kaasa igasuguste nii-öelda draamade ja intriigidega. Aga ei peaks, üldsegi mitte ei peaks. Olge rohkem välja peetud, rohkem nii-öelda oma mõtetes. Mitte nii, ärge laske ennast puudutada ühe sõnaga. Ärge laske omale pähe ronida igasugustel olukordadel ja inimestel, kellel ei ole sinna teie pähe üldse asja. Teie peas on palju muid väga ilusaid asju, te saaksite sellel suvel väga uusi ja toredaid asju luua, välja mõelda, aga nendesse konfliktidesse jätkuvalt edaspidi sekkudes te ei saavuta seda, mida te peaksite saavutama või tahaksite saavutada. Ehk siis rahu, väärikus ja puutumatus. Asjad, mis teisse ei puutu teisse. Nii. Ja nüüd siis tavaline sõnum, tavalise sõnumina on siin ilusti näha, et hea aeg on puhkust võtta, nii-öelda tibud üle lugeda, millega te olete hakkama saanud, mida olete saavutanud. Kui te nüüd olete teinud kellelegi liiga või olnud nii-öelda ebaõiglane, siis te saate seda kibedat vilja nii-öelda maitsta, mis ilmselgelt tekitab ka sellist rahulolu, siis tasubki mõelda, kui paljus sellest olen ma tegelikult ise süüdi, kui paljusse ma ise sekkusin, kui palju ka ma ise lasin ennast kaasa viia. Kõik, mis te teete endale. Ja kui nüüd see kuu just nagu tekib olukord, kus te ei ole nagu rahul või kuidas ma nüüd ütlen, tekib selline
paigalseis, emotsionaalne, kus te nagu ei taha midagi või ei viitsi või pigistate silma kinni, et ei peaks tegelema enda asjadega, siis praegu just on see aeg, kui teile pakutakse erinevaid võimalusi ise mõista, näha, muuta. Kui te neid asju ei tee, siis ei muutu ka midagi. Tahate te stabiilset ja rahumeelset elu või te tahate samamoodi edasi rahmelduda? Siin ongi see vahe. See segadus ei saagi otsa, kui teie ise seda ei lõpeta. Selline tuleb maikuu kaksikutele. Aitäh ja olge hoitud!